tere tulemast kuulama EBS-i podcasti Satelliit. Täna räägime õppimisest ja saavutamisest. Mul on stuudios selle kevade värssed lõpetajad, kes lõpetavad bakalaureuse õppe ja saavad kätte oma esimesed kõrgkoolitunnistused. Paul Theodor Oja, Maria Pagas, Jarko Pukki. Head kuulamist! Tere päevast, minu nimi on Ester Eomais ja tere tulemast kuulama EBS-i podcasti Satelliit. Täna on mul stuudios väga auväärne seltskond. 3 noort inimest, kes kohe varsti lõpetavad EBS-i bakalaureuse õppe ja saavad kätte oma esimesed kõrgkoolidiplomid. Ja meie tänaseks teemaks EBS-i podcastis on õppimine. Kuidas õppida ja üldse kas õppida ja mis on need peamised väljakutsed. Tere tulemast! Täna on meil stuudios Maria Pagas, kes lõpetab International Business Administrationi eriala, Paul Theodor Oja, kes saab diplomi ettevõtluse ja ärijuhtimise erialal ja Jarko Pukki, kelle erialaks diplomil on ettevõtlus digiajastul. Tere tulemast ja annan teile kõigepealt sõna, et paari lausega endast. Kes sa oled? Maria, hakkame sinust pihta. See on see kõige raskem osa. Okay. Yeah. Ma olen siis Maria, nagu juba öeldud, õppisin International Business Administrationit. Olen ka väga aktiivne koolis, tegelen vahetusõpilastega õpilasesinduses, samamoodi sealt tulenevalt ka Erasmus Student Networkis, olen EBS-i poolt president. Samuti olen ka taaselustanud meie Just Go podcasti, olen selle host, mis läheb nüüd edasi meie tiimile üle. Olen hästi õnnelik meie tiimi üle, sest tegelikult ei olnud meil mitte kedagi ja nüüd aastaga me oleme loonud väga hea ja järepideva nagu meeskonna ja ma tean, et International Klubi nüüd ei peaks surema peale seda, kui ma ära lähen. Ja samuti kooli kõrvalt kindlasti peab tööl käima, ega ilma selleta ei saa. Olen Finora Pangas praegu tootearenduse spetsialist ja jah, see ongi lühike asi, milles ma teen üldiselt igapäevaselt. No, super. Jarko, kuidas sinuga? Jah, et ma olen siis ka 23-aastane ärindustudeng, kes siis õpib EBS-is ettevõtlust digiajastul, nagu te kõik kuulsite. Siis ma tegin vahepeal oma vahetussemestri õppides siis Milanos, Bocconi ülikoolis, kus oli väga lahe, sain palju pastat ja pizzat süüa. Siis meil on Pauliga ka oma turundusagentuur, mille nimeks on Blend Agency ja ka siis oma sellega seoses podcast, Ninja podcast ja varem olen siis ka näiteks olnud Kaitseväes strateegilises kommunikatsioonis ja vabal ajal olen trennis või tööl. Et jah. No nagu me kõik kodus, trennis või tööl ja see on nagu selline elujaotus. Ja Paul? Ja, omalt poolt siis nimi on Paul Oja, vanus 23. Nagu Jarko mainis, Blend kollektiivis on kaasasutaja, strateegiline nõustaja, sotsiaalmeedia turunduse kogemust on umbes üle 6 aasta, siis personal brändi ja teiste ettevõtete brändide nagu loomine. Siis idufirmas olen töötanud üle 2,5 aasta nüüd ja ka ettevõtlusharidus, nagu te nüüd teate, on ka mul nüüd käes. Ja ka kuidas öelda, vabakutseselt olen ka teinud äri- ja turundusplaane ka ettevõtetele ja brändidele. Ja muidugi meeldib reisida, trenni teha ja pildistada. Aitäh, nii et 3 sisukat noort on stuudios ja kuna me oleme EBS-i podcasti tegemas, et siis esimene küsimus on selle kohta, et kuidas EBS ja sina kohtusid? Maria, milline see kohtumine oli?
tegelikult ma arvan, minu jaoks oli kõige veidram, ma ei ole kuulnud veel keegi, et keegi sunniviisiliselt EBS-i on tulnud, mitte halvas mõttes. Tegelikult peale gümnaasiumit ma õppisin Saksamaale, läksin edasi õppima, olin Berliinis ülikoolis, õppisin majandusõigust, aga see oli koroona ajal ja kuidagi see koroona kodus õppimine saksa keeles, sakslastega, ja õigus ka Saksamaal ei ole eriti naiste ala, ehk oli hästi suur survestus see naiste vastu liikumine. Ja siis ma otsustasin, et mul pole mõtet nagu punnitada seda, kui mul kõik õppejõud on sellised, et miks tüdruk ja mingi välismaalane mingi õigust õpib siin. Ja siis ma otsustasin, et ma jään koju ja tegelikult mul oli Tartult kutse, mul oli kutse TalTechilt, et tule tasuta õpi, ma ei tea, ükskõik mida, et ma olin seal olümpiaadi ära võitnud ja siis ma otsustasin, vaatasin kõik need alad üle ja siis ma ütlesin, et mis asja, et ma ei lähe õppima mingit poolikut ala TalTechi. Ja siis ma leidsin nagu EBS-i ja siis oli suur draama kodus tegelikult, et vanemad on mul nagu hästi vanameelsed, olid nagu, et mis mõttes, et me maksame nüüd su mingi kooli eest. Ja siis pidi neile argumenteerima, maha müüma, mu kõige suurim vist müügitehing ja sain siia. Ja kuidas tehinguga on, kuidas sa hindad tehingut? Väga hea, ma nagu päriselt ütlen, et ma olen hästi õnnelik, et ma tulin EBS-i, et minu meelest meie see community network ja see, mida EBS nagu laseb sul teha ja ka ainete põhiselt minu meelest meil on väga in-depth ja head inimesed, samuti ma käisin ka vahetuses Pariisis, sain nagu väga ülikooli, nagu heasse ülikooli, EBS-is hästi head õppejõud ja pigem mulle meeldib see, et meil on selline nagu personal touch nagu õpetajatega, et kui sa reaalselt ei saa aru või tahad rohkem teada, lähed õppejõu juurde ja siis ma ei tea, kutsub sind, et ta mingi räägime, vaatame või peale kooli kas või nagu et seletab mingit asju. Mul on hästi palju nagu lugusid, aga ma olen nagu hästi õnnelik, et ma tulin pigem väiksemasse ülikooli kui sellesse mega suurde. No mu küsimus, et sa ütlesid, et sa ei taha poolikut haridust TalTechis õppida, mis sa selle nagu mõtled või mis nagu tähendab? Ma ei saa nagu tegelikult TalTechi veebilehelt aru, ma vaatasingi, et ma tahakski nagu ärijuhtimist või midagi selle poolselt, nagu see INT-PBA oligi nagu mul selline, et mida ma tahaks õppida, siis ma vaatasin TalTechis on, aga neil oli kuidagi veidralt kirjas, et neil nagu 6 moodulit koosneb see õppeaine, aga saad valida ainult 4. Siis ma mõtlesin, et nagu miks ma peaks nagu 4 valima sellest 6. Ma ei tea aru, kas see oli tol ajal mingi segasti seletatud seal või mis. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei tea, ma ei taha praegu niimoodi, et ma valin ära, et kas ma tahan seda õppida või mitte, et ma tahaks pigem näha kõiki neid alasid ja siis aru saada, et kas see nagu sobib mulle või mitte, et ma olen juba põletada saanud sellega, et see õigus ei olnud lõpuni minu oma. No mul on küll hea meel, et sa tegid selle oma sihikindla valiku ja veensid oma vanemat ka ära. No, palju õnne. Otsustamine on elus alati selline, tagantjärgi on muidugi eriti hea seda analüüsida, aga tihti sa otsustad antud hetkes mingite teadmiste ja mingi sisetunde järgi, aga Jarko, kuidas sinu kohtumine, esmakohtumine EBS-iga? Ja, no see oli niimoodi, et ma olin paljudelt kuulnud, kes olid varem käinud ja olid ainult head rääkinud EBS-ist ja siis mul endal tegelikult oligi plaan hakata nagu kohe ettevõtjaks, et mul ei olnud plaani nagu otseselt edasi õppima minna, ma mõtlesin, et ma hakkan kohe ettevõtjaks, mis ma ikka ootanud. Ja siis ma olin suvel peale kaitseväega siis Türgi reisil ja siis hotelli foajees ma mõtlesin, et võiks ikkagi minna kuhugi edasi õppima ja siis võtsin EBS-i lehe lahti, tegin paar kiiret kalkulatsiooni ja mõtlesin, et okei, et läheb. See see ettevõtja, nagu selle suunitluse ja selle mõttega see valik. Siuke teed ja siis mõtled tagantjärele, et kuidas siis mõtled välja alles. No tore kuulda. Paul? Jaa, mul on selline huvitav lugu, et mul oli päris gümnaasiumi, ma olin täis 100% veendunud, ma ei lähe mitte kunagi mitte kuhugi edasi õppima. Ma teadsin, et ma tahan kohe oma äri alustada ja kohe sellega nii-öelda edasi minna. Et selles mõttes küllaltki sarnane mindset nagu Jarkol, et siis kohe nagu ise hakkad tegema, kohe õppida oma vigadest võimalik kiiresti nii-öelda agiilselt siis edasi liikuda ja õppida, eks ole, oma vigadest. Siis pärast gümnaasiumi ma läksin Soome, mängisin saaljokit tol hetkel Eesti koondise tasemel, seal mängisin siis nii-öelda kõrgemas liigas, paremas nii-öelda arenesin veel kiiremini siis nii-öelda spordialaselt. Seal olles tegin ka tööd samal ajal, siis ma sain aru, et okei, selline töö, seal ma olin klassikaline niisugune Kalevipoeg, kes tegigi ehitustöid ja nii edasi, eks ole. Ja seal ma hommikust õhtuni kuulasin podcast, audiopuuke, harisin ennast nii palju kui sain. Sain aru, et siukse nagu lihtsalt nagu tööga ja ise nagu õppimisega see on nagu väga selles mõttes keeruline, see on tehtav 100%, aga ta oli nagu keeruline. Ja siis pärast Soomet ma pidin minema kaitseväkke, see oli nii-öelda kohustuslik kaitsevägi
nagu mis siin Eestis on, käisin seal ära, siis ma sain veel rohkem aru, kuna seal on nagu läbilõig Eesti ühiskonnast, kus sa näed siis, et inimesed on nii-öelda spektri peal väga, väga laiali, ütleme nii, ja et see haridus on tegelikult väga oluline, et siis need 2 justkui vaheaastat tegid nagu minu jaoks parema arusaamise sellest, et okei, mul on vaja nagu päriselt neid inimesi, tutvusi, et see on nagu tegelikult üks põhilisi asju, miks ma EBS-i tulin, ma tahtsingi saada tutvusi, neid inimesi ja seda nii-öelda network'i enda ümber, et üksi niimoodi kuskil magamistoas higistada, on keeruline, ütleme nii, ja kui sa käid kuskil üritustel, see ka nagu aitab, eks ole. Et ja niimoodi ma nagu hakkasingi vaatama, et kus saaks nagu õppida ettevõttes äri juhtimist ja siis EBS oli minu jaoks nagu ainuõige valik, et ma ei näinudki, et midagi muud võiks nagu ette tulla. Ma ütlen ausalt, ma väga palju research enne teinud, ma jätsin suht viimasel hetkel, siis ma veel pärast kaitseväge läksin reisile ja siis reisil ma nii-öelda avastasin iseennast ja mõtlesin, mida teha ja nii edasi. Ja siis sealt kuidagi saingi aru, et okei, EBS võiks olla see ja siis nii ma nii-öelda kandideerisingi ja tulingi. Jah, väga huvitav, erinevad lood ja tõesti, kui sa hakkad mõtlema, kuidas sa jõuad mingisuguse otsuseni või hariduseni ja täna on teemaks meil õppimine ja siit tuli ka juba välja, et üks variant on teha ise asju ja nii ongi, kuulad, vaatad, õpid tehes, aga et ülikool võib-olla pakub seda struktuuri, eesmärgistamist, eks ju, uut võrgustikku. Ja tõesti, et aga õppimine ja EBS, et kui sa nüüd mõtled, kus sa täna oled ja 3 aastat tagasi, et mis on need peamised asjad või märksõnad, võib-olla mõni lugu või see, et mis on sinu edu tegemist toetanud? Edu on ka igaühe enda mõttes ja see on päris suur mõte, aga Jarko, kuidas sinuga? Et kuidas siis EBS on toetanud õppimist ja edukust. Ma arvan, et kindlasti niimoodi, et ta on andnud meile siukse struktureeritud teadmised erinevates valdkondades, et nüüd, kui me midagi ei tea, siis me vähemalt teame, mida me ei tea. Et varem oli see, et ma ei tea, mida ma ei tea, aga nüüd me oskame aimata, et mis valdkonnas see probleem on ja nüüd meil on ka inimesed enda ümber, kelle käest saab küsida vajadusel. Et meid võib-olla julgustaski see rohkem alustama oma äriga, et me õppisime EBS-is ja meil oli see siuke spetsialistide võrgustik ümber ja siis ka need, kellega alustada seda. Ja ma lisaks siia juurde, et tegelikult minu jaoks oli väga võimas see, et kui ma nii-öelda samal ajal üritasin nii-öelda oma asja teha ja olin EBS-is, nii-öelda kuulasin loengutes seda teoreetilist osa, siis need nii-öelda, ma ei tea, eesti keeles öeldes nagu connected the dots nagu, et panin need nii-öelda punktid omavahel palju paremini kokku, et muidu kui lihtsalt teoreetilist osa saada toorelt peale, et see ei kinnistu nii palju, aga ma kohe sidusin selle, mis ma loengus kuulsin, võtsin seda, mida ma ise nagu parasjagu tegin, kas ehitasin mingit turundust, tegin mingil ettevõttel turundusplaane, äriplaane, siis see aitas nagu nii palju loogilisemaks seda kõike, et miks mul täpselt seda punkti selle äriplaanis või turundusplaanis nagu vaja on. Et lihtsalt siia juurde nagu, et kuidas see mind aidanud on. Aga ma võin vastata otse küsimusele, et minu jaoks nii-öelda startupi maailmas on EBS õpetas vägagi palju just see tehnoloogia ettevõtluse aine, kus me sain nagu esimest korda paremini aru, et tegelikult sa lähed väga konkreetselt selle probleemi nagu probleemi tuumani üritad jõuda, enne kui sa üldse mingit nagu teenust või toodet hakkad müüma kellelegi. Et see nagu probleemi valideerimine on minu jaoks võib-olla üks kõige suuremaid nii-öelda neid nagu hetki ja see oli üsna varakult käis nagu ära, et sa nagu teedki seda nii-öelda database või see evidence-based nagu, et sul võtadki selle probleemi, siis lähed nii sügavale sellega probleemiga, kui sa saad ja siis alles hakkad nagu justkui mõtlema, et mis need võimalikud lahendused on. Jah, see on päris huvitav ja tõid selle välja, et tihti me räägime toote valideerimisest, toote testimisest, aga et sa räägid, et kas on see probleem, mida me lahendame. Täpselt. Et me ei lähe nagu valet probleemi lahendama. Nii, et seda ma olen selles mõttes EBS-is ka nagu õppinud, et ma olemegi võib-olla läinud nagu väga kaugele juba mingi nii-öelda toote või teenusega ja siis sa põhimõtteliselt saad juba selle valmis, saad aru, et kedagi kotti, nagu keegi tahagi sihukest asja nagu. Et seda ka kindlasti on mina nagu õppinud läbi jällegi oma vigade, aga nüüd ma tean nagu, mida teha teisiti või kuidas teha teisiti. Maria, sina ja EBS-ist edu ja toetus, mis sa oled saanud? Ma arvan, et tegelikult kõige tähtsam on alustuseks nagu leida see õiged inimesed enda ümber,
kes sind nagu toetavad, ehk nagu minu klass on väga huvitav, kõik on sellised, tahavad üksteisest nagu paremad olla, ehk see tekitab juba seda nagu seda tervislikku nagu võistlust meil omavahel, ehk siis enda klassis ongi meil selline, et kõik tahavad, et mis hinda sa said, et aga sa oled parem ja siis nagu kogu aeg on selline nagu nügimine üksteisega. Ja ma arvan, see on väga hea edumärk meile, meie nagu klassile, et me oleme kõik nagu üksteist nagu aidanud kaasa ja samuti isegi kui me ei tee neid, me ei tee koduseid töid koos, aga meil on kogu aeg see võistlus omavahel, et olla parem ja pigem ma ütleks, et see on väga tähtis ka ja õppejõud on nagu hästi huvitatud sind õpetamast, et kui ma toon tagasi oma Saksamaa näite, siis mul oli küsimus õppejõule, kirjutas mulle, vabandust, mul on 8000 õpilast teel, ma ei vasta eraldi küsimustele. EBS-is ma tulin, ütlesin, et ma ei saa aru, okei, istu, räägime. siis ma oli nagu vau, nagu nii kerge oligi, et minu jaoks on hästi tähtis, et mul oleks nagu isiklik tunnetust õpetajaga, et õpetaja saaks aru, et kui sind huvitab, siis nad tegelikult tulevad sulle vastu, et jah, ma ütleks, et need inimesed on kõige suurem väärtus, nagu mida mina olen EBS-ist nagu päriselt saanud. Ma olen nõus. Jah, räägime inimestest ja räägime, et tõesti EBS-i õppejõudkond, meil on see mentorite võrgustik ja üliõpilased ka ise, et mõni selline särav õppejõud, kes sulle on meelde jäänud või mõni õppeaine, mis sa tooksid esile? No ma tean, et see tegelikult ei ole vist bakalaureustele ta ei õpeta, aga lihtsalt tol aastal sattus niimoodi, et Meelis Kitsing andis meile makroökonoomikat ja minu meelest see oli geniaalne tund, sest mul poiss käib TalTechis ja neil oli samal ajal makromajandus ja siis ma vaatasin, kuidas tema seal higistab nende õpikutega, ta ütles, et ei saa mitte midagi aru ja siis ma tulin Meelise tundi ja mul oli nagu kõik nii selge, ma olin nagu, reaalselt nagu makes sense, nagu nii kerge. Ja siis, kui ta iga kord mul kodus ütleb, ei saa mitte midagi aru, siis ma ütlesin, kuidas sa ei saa aru makromajandus, on nii kerge aine, nagu sorry. Ja siis see oligi minu jaoks nagu väga tore õpetaja, päris näited päris elust, ei olnud mingi õpikutekst, mida sa pead lihtsalt aru saama, kõik oli väga kergelt öeldud ja ma ei tea, ta on nagu superõpetaja, et kui sul on võimalus võtta mingine aine kas või temaga, ta on nagu väga hea ja võib-olla keda ma veel ütleks, on Aet Toots, ta õpetas meile issand raamatupidamist ja finantsteemasid, eks. Finantsarvestus. Ta on suurepärane õpetaja, minu meelest ta on nagu sellega, kui palju kordi me klassist tuli, et ei saa aru, uuesti, ei saa aru, uuesti, ei saa aru, uuesti. No ta läks ikka nii palju kordi üle selleks, et kõik saaksid aru, tema jaoks oli tähtis, et iga õpilane saaks aru ja sellise nagu hoiakuga õpetaja ongi see, et tema klassis õpilased tahavad nagu õppida. Jah, ja siis Riina Koris turundus, kuigi mina ei hooli nii väga turundusest, siis tema tund oli ka minu meelest hästi selline ta oli esimene tund ka mul EBS-is, võib-olla sellepärast oli esimene õpetaja, esimene nagu katse temaga, aga ta oli suurepärane, nagu hästi palju päris elu näiteid, et mina ei hooli õpikutest, nagu sorry, kui keegi annab mulle õpiku ette, ma võin lugeda, props ei võta sealt mitte midagi tähtsat välja, tahan, et õpetaja räägiks mulle, mis päris elus toimub ja need on need õppejõud, mis on mulle seda andnud. Ja aitäh, Paul, sinu sellised mõtted tagasivaates, mõni väärtuslik kursus? Ma arvan, et nagu ma tahan ennast pidada võimalikult praktiliseks inimeseks, ehk siis minule väga avaldasid muljet need ained, kus me saime praktiliselt midagi teha, nii-öelda päriselt justkui siis oma nii-öelda ettevõtte luua ja sinna teha oma äriplaan ja turundusplaan ja nii edasi, et see mulle meeldis tudengiettevõtted, sest oligi see nii-öelda konkurss samamoodi, ehk siis me saime konkureerida, meil oligi nagu väga, tegid väikse tiimikese ja siis sellega tegid äriidee ja siis pidid pärast nii-öelda pitchima seda investoritele ja pärast sealt siis mingid, kes võitsid vist said ka mingi auhinnaraha või midagi, et mulle väga meeldis see, et mis ma TalTechist või kuskilt mujalt olen kuulnud, et seal või Minorist olen seda kuulnud, et seal on võrdlemisi nagu teoreetiline, et seal tehakse mingeid praktilisi asju ka, aga ma nii palju ei oska rääkida, see on see, mis ma kuulnud olen, aga ma ütleks, tudengiettevõtted oli minu jaoks, ma arvan, üks lahedamaid kursuseid. Jah, Jarko? Jah, kui ma peaks kedagi välja tooma, siis ka minu kursuse siis loojad, et Marge Täks ja Jim Seltenreich, et nad on väga palju vaeva näinud sellega, et teha just siuke lahe programm, kus õpilased saaksid samal ajal läbida ülikooli, aga samal ajal ka panna oma tiimi ja oma äriidee kokku ja teha siis kõiki koduseid töid oma äriidee nagu
oma äriideega seoses. Ja nad on ka toetanud erinevatel etappidel, et kui keegi on päriselt hakanud tegema mingit oma äriideed, siis nad on ka aidanud ka kooliväliselt nii-öelda, mis ei ole otseselt koolitööga seoses. Ja on ka palju teisi õpetajaid, kes on aidanud, nii et jah. Et tore kuulda, oleme rääkinud sellisest väga positiivsest kogemusest, kui sa mõtled selle 3 aasta peale, et mis selline kõige nagu suurem väljakutse on või mis selles õppimises, sellises süsteemses õppimises, õppetöö on pea iga tööpäev, eks ju, on oma tähtajad, eesmärgid, vajab ainet läbida. Mõni lugu, et kus nagu tõesti, et on raske olnud? Ma ütleks, et meie kursusel oli üks kõige raskem mikroökonoomika, kui ma mäletan õigesti, see oli 2. semestril ja ma mäletan üks inimene minu töölt, kes oli 1 aasta vanem, ütles kohe mulle ausalt, et ainus loeng, kus sa pead nagu 100% iga kord kohal olema, see mikroökonoomika loeng. Ja siis ma olin okei. Et ma siis käin kohal, eks ole, no muidugi käisin põhimõtteliselt igas loengus alati kohal, aga seal ma võtsin nagu eriti tõsiselt seda. Ja aga see tõesti oli niimoodi, et kui ma ei oleks seal süvenenud, ma ei oleks loengutes käinud, siis see tõesti oleks olnud nagu väga raske eksam ja üldse see mõistmine seal. Et ma mäletan hästi, kui me olime üks loeng olime 2 olime lihtsalt klassis, et see oli oli kevad, soe ilm oli, eks ole, ja siis lihtsalt enamus klassi otsustas, et okei, me vist ei tule siia, siis me seal higistasime 2, aga ma arvan, et lõpuks hinna näitas oma eest, et kes nii-öelda siis piisavalt tahtsid panustada, et ma arvan, et see oli minu jaoks kõige keerulisem aine. Aitäh, Jarko! Jah, ma ütleks, et niisugust konkreetset näidet ma ei oskagi tuua, mis oleks nagu raske olnud konkreetselt, mis oleks aine või tund olnud, aga ma ütleks, et see žonglöörimine kooli ja kõige muuga on olnud vahest ka omaette katsumus, et tegeleda kooli asjadega, siis käia vahepeal teha tööd, siis käia trennis, siis teha mingit koduseid asju ja muid asju ja siis kõige selle kombineerimine, ma ütleks, et on üks katsumus olnud positiivses mõttes. Ma nagu ei suuda ka öelda, et mul oleks olnud nagu mingi halb kursus olnud või midagi sellist, pigem võib olla see, et ma ütleks, et ma võib-olla veits tuline inimene ka, on hästi nagu enda arvamusega, et mõne õppejõuga ei klappinudki, pidin seal natukene tegema oma asju, võib-olla teise õpetaja järgmine kursus võtma, ja ma ei saa öelda, et ta nagu õppejõuna halb või midagi olnud, et aina oli tore, nagu iseenesest lihtsalt mina ei klapi õppejõuga ja nagu ei saagi iga inimesega tore olla ja nagu sõber. Aga jah, ma ei saaks öelda, et mul oleks nagu raskeid hetki olnud, ma nagu väga hästi oskan oma aega ka sisustada, et isegi vaadata seda, et mul on hästi palju asju, siis ma üldiselt teen kõik ära. Ma olen üldiselt alati see inimene õppegrupis, kes on nagu mingi, meil on kodune töö 2 nädala pärast, mis ei ole veel ära esitatud, et mis mõttes hakkame nüüd tegema, et mul on alati kõik nädal 2 kõik ette, ehk ma olen iseendale loonud selle puhvri, et mul ei saa nagu valesti asi minna, et isegi kui läheb, siis ma nagu jõuan selle järgi teha. Aga nagu jah, ma ütlen, et mikromajandus võib olla raskem kursus nagu selline, et kus sa pead nagu reaalselt nagu käima kohal, aga mina olen nagu ausalt käinud igas loengus, mis mul on olnud, ma ei ole mitte ühtki TBS-i loengut nagu ühestki loengust puudunud. Ja minu meelest, kui sa nagu käid igas loengus, siis sa nagu saad selle nagu kätte, et siis ei peagi eriti nagu kodus nagu pusima seda, aga jah, et mina ütleks, et käi kohal, siis sa läbid ilusti selle ära. Siis tuleb tarkus. Siit tuleb tarkus. No nii, aga läheme meie põhiteema juurde ja see on õppimine. Et kui ma ütleks siit nagu sissejuhatuseks, et mis see õppimine on, et mõtleme nüüd kaasa ja et see on, õppimine on kui igasugune muutus inimeste teadmistes, hoiakutes või oskustes. Ja tavaliselt käivitab õppimise mingisugune vastuoluline küsimus, vajadus, kogemus või midagi taolist. Ja õppimine võib olla tihti ilma suurema planeerimiseta, niisama mööda minnes, aga võib olla ka väga plaanitud. Ja teame sellist ütlust, et inimene õpib kogu elu ja et me õpime siin kogu aeg ja kõik, aga läheme sellesse ja räägime natuke sellest õppimisest, et
teil on ülikool nüüd kohe-kohe selja taga, noh ilmselgelt ma usun, et te ütlete, et jaa, ma õpin nagu edasi. Aga kuidas, mis on teie nõuanded, et milline see õppimine on, et kuidas teie olete seda õppimist enda jaoks mõtestanud ja võib-olla siis ka mõned sellised head nõuanded? Kes tahab alustada? Ma võin alustada. Ma arvan, et sa pead lihtsalt iseendaga olema nagu avatud, et kui keegi tuleb sulle pakkuma mingit nagu nõu või abi või õpetab siin millegagi, et võta see pigem vastu, kunagi ei tea, kas sul reaalselt läheb seda vaja, vahepeal keegi on mulle jaganud mingit asja ja siis ma nüüd mingi 2 aastat hiljem olen nagu, vot nüüd on seda vaja. Et kui sa nagu lähed ülikooli õppima, nagu vaata kindlasti üle, et sul on reaalselt aega ja loengutes käia, sest kui sa lähed ülikooli ja sa käi loengutes, siis tegelikult sa kaotad selle ülikooli mõtte ära, sa võid siis olla online ülikoolis, mis on praegult ka võimalus, või lihtsalt õpi kodust, sul pole mõtet nagu siin käia, ära hoia nagu kohta kinni kellegi jaoks, kes päriselt tahab siia tulla, kuulata ja teha asju, et minu jaoks on pigem need õpilased, kes ei käi kohal, nad nagu probleemsed, et sa ei lase meil ja teistel nagu õppida. Aga samas mina olen nagu hästi palju loen, et ma loen raamatuid ja kuulan loen Äripäeva, kuulan, mis Äripäeval öelda on ja et minu meelest sa ei saa öelda, et nagu õppimine lõpeb, et kui sa nagu oled sellise nagu mõtlemisega, et nüüd mul bakalaureus lõpeb ja nüüd ma lõpetan õppimise, siis nagu sa jääd nii tööturul kui ka üldse nagu elus maha. Et seda on ka tegelikult näha, et kui mina töötan nagu vanemate inimestega, kes on nii-öelda ära õppinud oma bakalaureuse ja edasi ei ole läinud ja nad ei oska kasutada Excelit, mis on naeruväärne, et nagu kuidas nad saavad nii suurt palka ja siis ta ei oska Excelit kasutada. Minu jaoks on nagu naljakas, aga okei. Ja sa ei saa lihtsalt lõpetada sellega, et ma arvan, et kui sa oled selline inimene, kes tahab edasi areneda, sa arened nagunii ja sa leiad koha, kus seda teha ja kuidas seda teha. Lihtsalt varu endale aega, kui sul on nagu, on vaja seda aega, et ära arva, et kui sa käid siin 3 tööl, et sa võid veel nagu ülikooli sisse suruda nagu ei. Et kui sa ütled nüüd ka, et ma kuulasin ka tähelepanu, sa ütled, et noh, et tegelikult, et see nagu aja leidmine. Aeg on hästi tähtis. Et ikkagi see ka, et kui me ülikoolis õppimisest räägime või et nagu see kohal käimine või võib-olla kohal olemine, et see on hästi oluline. Ma ütleks, et see on 50, kui mitte 60% sinu edust ülikoolis, kui sa kohal ei käi, siis see näitab ka õppejõududele sinu seda arvamist nende nagu kursusest, kui nad näevad, et sa käid ja panustad ja annad oma aega neile nagu nende tundides olemisele, siis need õppejõud olevad sulle paremini nagu vastu, kui sul on päriselt kunagi elus probleem või sa tahad midagi kogeda pärast. Kui sa nagu ütleme nii, et kui ma oleks käinud võib-olla mingises loengus, võib-olla mõned õpetajad olekski mind lõpus aidanud, kui ma oleks abi vaja olnud. Et see ikkagi kõik see baseerub lõpus ikkagi inimsuhetel ja inimsuhted vajavad aega. Jah, et täpselt, et see aja teema ja ma väga olen nõus sellega, et inimsuhted ja üldse mingites edu saavutamine, et see vajab panustamist ja vajab pühendumist ja noh, mis aeg on üks selle juures. No Jarko, kuidas sul õppimisega, et mis sinu selline hea nõuanne on ja kogemus? Jah, eks kogemusi ja nõuandeid on palju, aga mis ma tahaksin välja tuua, on näiteks see, et esiteks selleks, et hästi õppida, sa pead olema ka huvitatud sellest teemast ja sul peab olema see sügav soov ja tahe saada ettevõtjaks, kui sa õpid näiteks ettevõtlust, et on ka palju võib-olla siukseid tegelasi, kes võib-olla ei ole nii huvitatud või nad tahavad lihtsalt võib-olla nende vanemad on suunanud neid rohkem edasi õppima, kui nad ise on ennast suunanud, et nendel on kindlasti raskem õppida, et sa pead ise tahtma selles valdkonnas areneda ja saada selleks. Ja siis ka 80% edust on kindlasti see, et sa tuled kohale, et sa käid kohal, on see show up. Ja kui sa juba kohal käid, iga kord nagu Maria, meil on siin 3 aastat käinud, siis peaks midagi meelde ka jääma. Ja vaadata ka hoolikalt seda, et keda sa kuulad, et kas see inimene, keda sa kuulad ja kellelt sa õpid, kas tema juba elab su unistuste elu või mitte. Et on hästi palju ka nõuandjaid, aga tuleb ka vaadata, et kas see nõuandja elab su unistuste elu või ei, enne kui sa hakkad talt nõu võtma. See on ka hea point, jah. Aga võib-olla ma lisaks veel, minu isiklik teema on sellega, et
ära tee asju viimasel hetkel, nagu kui meil on grupitöö näiteks, siis palun austa seda, et keegi tahab nagu võib-olla varem olla valmis sellega ja üleüldiselt see on nagu hea nagu toon, et sa teed asjad natuke varem välja, mitte nii, et sa pärast nagu mul mõned õpilased klassis kirjutavad õppejõule, et palun ava veel nagu 5 minutit, et ma saaks ära submitida, no see on noh, 0-0-0-5 on ju. jah, et nagu see on nagu veidi naljakas, et sa täiskasvanu inimene, sa peaksid oma ajaga suutma teha nii, et sa teed selle varem valmis ja jah. Nojah, et see on ka nii, et kui me räägime õppimisest ja kui me räägime üksi õppimisest, siis me saame ise need reeglid kehtestada, kui me õpime koos grupis, noh on grupitööd ja tegelikult enamus tööalased ülesanded on meeskonna ülesanded, et siis esimene reegel on, mis ka mina loengus räägis, on see, et lepime kokku, kuidas me koos töötame, mis tähendab, kuidas me koos õpime, kuidas me ülesandeid teeme, millal me neid esitame ja iseenesest on okei esitada õigeaegselt või natuke varem või natuke hiljem, kuid see on kokku lepitud, mitte nii, et kellegi jaoks on see too much nii-öelda, et aga jah, et see õppimine, mis siis veel lisada? Ma korra segan siia vahele, et näiteks on ka tehtud uuringuid, kus kõige edukamad arhitektid pidid olema need, kes kõige rohkem veedavad aega ja alustavad kõige hiljem ja siis just neil tuleb kõige paremini välja. Et on erinevad inimesed, kes õpivad ja teevad asju. Ma arvan, et see on see stressi talutavus, et kui palju stressi sa tahad enda peale võtta. Kuna mul on niigi nagu teised asjad, millega ma tegelen, siis ma tahan olla kindel, et minu asjad on tehtud, et ma ei vea kedagi alt lõpukokkuvõttes. Et minu jaoks on tähtis, et mina teen ära ja siis ma ütlen, et nagu vabandust, minu käed on puhtad, et kui sa nüüd ära ei tee, siis see nagu on ju nagu... No mina ise uurin ühe uurimustöö raames tulemuslikku ja meeskondi ja seal on selline väga selge seos selle vahel, et kui palju me asju arutame enne, kui palju me diskuteerime, et kuidas, millist suunda võtta ja millal tegutsema hakkame, et tulemuslikud meeskonnad ei hakka kohe mingis suunas jooksma ja tegutsema, arutavad, mõtlevad, panevad koos plaani paika, nii et selles mõttes selline sihi seadmine ka õppimisel on oluline. Mul üks punkt siia, et jällegi ma isiklikult olen tundnud, et siuke ainult planeerimine ja nii-öelda null, kuidas öelda siis, execution või elluviimist, et meil üks kursagas on väga hea valemi teinud, minu arust on väga geniaalne, siuke väga lihtne valem, et kui sa 100 nii-öelda ühikut siis planeerid, ja 0 korda nii-öelda execute'id, siis tulemus on 0. Ja ka nagu vastupidi, et kui sa nii-öelda ainult execute'id kogu aeg ja sa ei mõtle midagi, siis on samamoodi tulemus 0, eks ole. Et seal peab olema see nagu tasakaal, et ma isiklikult olen nagu seda väga palju rohkem nii-öelda surunud enda poolt, et seda execution'i poolt teha, ma ise olen võrdlemisi analüütiline ja üritan kõiki asju läbi mõelda ja nii-öelda terve male laua nii-öelda läbi mängida juba oma peas, kuigi tegelikult see esimene samm on tegelikult see kõige olulisem, kui see esimest sammu seda etturiga ei tee, siis ülean nagu male laud ei hakkagi pihta, eks ole. Et ma lihtsalt siia sellele punktile jõuda. Jaa, ma arvan, et see on väga, väga hea mõte, iseenesest ega selles mõttes, et tulemus tuleb siis, kui meil üldse on otsus tegutseda. Et kui me ainult mõtleme, siis ei juhtu midagi. Lihtsalt see uuring nagu ütleb seda, et meeskond lepib enne kokku, arutab pikemalt ja siis hakkab koos tegutsema. Et siis on selles mõttes, aga ongi, ma ütlen, et neid viise ongi ja selle peame ka arutama. Viise, kuidas tegutseda, viise, kuidas õppida on erinevad ja selle järgi vaatame. Räägime veel, kuidas me õpime? Mul oleks lihtsalt selline huvitav mõtted, ma arvan, et kõik juba teavad seda, aga ikkagi nagu hea nagu korrutada on see, et ütleme, läheb niimoodi, et targad inimesed lõpivad läbi teiste vigade ja nii-öelda lollid õpivad läbi oma vigade. Et minu arust on väga nagu hea väljend, et kui ma alguses tahtsin öelda ise kõike teha, ise nagu hakata oma äri tegema, siis ma saingi nagu aru, et ma olen see loll, kes kõik nagu oma vead peab läbi tegema enne, kui ma üldse kuhugi nagu jõuan, et ma olen seda üritan ka hästi palju uurida teistelt ettevõtjatelt ja edukatelt inimestelt, et mis on need nagu vead, nagu väga konkreetsed vead või siuksed väljakutsed, mida te olete pidanud läbi nagu astuma ja siis võtma neid kuulda, võtma neid arvesse, siis ise neid võimalikult palju vältima. Et muidugi on nagu lihtne öelda, aga raske teha, aga ma arvan, et siuke nagu avatud mindset on õppimise juures nagu väga-väga kriitilise tähtsusega. Et minu arust see on üks kõige olulisemaid asju, et see jää nagu oma nagu tunnelisse kinni, et me siin alguses natuke mainisime ka, et siuke avatud mõtleme, et noortel on see nagu võrdlemisi
lihtsam, sest ongi maailm on avatud, sul on nii-öelda, aju on värskem, eks ole, et sul ei ole nagu seda kindlalt nii-öelda võib-olla oma nagu joont, mida sa taga ajad, et ma arvan, et sihuke, et olla parem kui eile ja sihuke mindset on, ma arvan, et väga-väga oluline õppimisel. Jah, täpselt, et tegelikult uuringud näitavad ka ja praktik kinnitab, et selline väga põhjalik kogemus ühes kitsas valdkonnas võib sind lausa segada, et õppida uusi asju, et sul on mingi ekspertsus, sa arvad, et asjad toimivad, aga tegelikult on, sa pead õppima uusi asju ja see on kõigile, kellel on kogemus ja tegelikult see ei ole ainult ju vanusega seotud, vaid ka tekib mingi kogemus ja sa mõtled, et ma tean asju, vaat kuidas vaadata asjadele teistpidi ja siis ongi hea, kui on meeskond või sul on mentor, kes aitab, nügib sind selleni. Et tihti sa ise ei oskagi neid asju näha. Veel mõni õppimise nipp, et mis te siit kuulajale jagaksid, et kuidas õppida või kus õppida? No see nagu lihtsad mõni lugu äkki, et kus sa ise oled mõni hea õppimise kogemus. Ma ütlen omalt poolt, minu jaoks õppimise kogemusi on väga palju olnud. Mul alati selline õppimise kogemus on, kui ma lähen ise kuskile õppima ja tihti nagu Eestist välja, sellest keskkonnast välja, kus ma olen. Nüüd ma olen kohe liikumas ka ühte õppejõude akadeemias, et siis sa nagu oled oma sellest kogemusest, oma ruumist väljas ja võtad selle ka ise õppija rolli. Ja selline reisikogemus. Kuidagi sul mõte on avatud, silmad on rohkem lahti, et sa tunned, kuidas sa märkad rohkem asju, et mina läbi sellise vaatluse, läbi kuulamise õpin uusi asju, aga tihti küll on tõsi, pean ära sõitma selleks. No mul isiklikult on näiteks see, et ma olen hästi visuaalne ja kuulajaõppija, et minu jaoks on hästi tähtis, et keegi räägib mulle, kuidas asjad käivad. Ja sellepärast minu jaoks ongi see loengus käimine hästi tähtis, et kui ma ei käi loengus ära, siis ma võin lugeda seda, ma võin täiesti valesti aru saada, lihtsalt sellepärast mul on vaja, keegi nagu räägiks mulle. Ja kui keegi mulle kunagi läbi räägib ja ma olen selle slaidi ära nagu näinud, see slaid jääb mulle aiu ja ma pärast eksami ajal mõtlen nendest slaididest ja mul tulevad need slaidid meelde ja siis ma tean, mis vastuseid kirjutada sinna. Seega ma nagu niimoodi, aga mul on hästi tähtis on koht, kus ma õpin. Mul on olemas safe koht, kus ma õpin ja see ongi minu õppimise koht, et ma ei õpi mitte kuskil teises kohas, õpin selle laua taga, siin toas ja kui ma olen selle laua taga, mitte keegi ei katsu mind, siis kõik teavad, et ma õpin. Ja siis ma olengi teinud endale õppimispäevad, et ma ei õpi iga päev, ma olen endale lasknud, et pühapäev, laupäev, mitte mingit õppimist ei käi. Nagu sorry, täna ma puhkan, võite mulle kirjutada ükskõik mida, ma ei vasta ka lihtsalt nagu, et mul on konkreetsed päevad, konkreetne aeg, konkreetne koht. Kõik me saame selle kohuaega kokku, me õpime just kooli asju seal ära. Aga ilmselgelt õppimine käib ka läbi raamatute ja sõprade ja kõik ülejäänud, et see õppimine ikka tuleb pigem väljaspoolt, et kodus sa võid õppida õpikuid, aga nagu päriselt nagu teisi teadmisi sa pead õppima ikka väljaspoolt. Ja ma lisangi, et ma ise, see, mis sa kõik rääkisid, ise enda ette õppime, et see on jah, nagu väga oluline see koht ja kuidas sa teed ja ajad. Aga ma isiklikult arvan ka, et see nagu tegelik õppimine toimubki läbi vaatluse ja ringi käimise, kus sa päriselt saad nagu sügavama selle kogemuse või ongi samal ajal, kui ma õpin nii-öelda loengutes, siis kuulan loengud ja samal ajal teen ise midagi, siis ma nagu saan need omavahel ära nagu siduda ja läbi selle vaatluse mul jääb see mul isiklikult kinnistub see paremini. No meil on ka tekkinud nii, et meil on nagu need õppegrupid, nagu mul on sõbrad, kes ei ole võib-olla nii samasugused nagu mina, et meil on nagu täiesti erinevad inimesed kokku läinud ja me õpime koos, meil on EBS-is konkreetne ruum, mida me iga kord võtame ja siis me õpime koos, et see vahepeal ka aitab, et kui sa ise ei saa aru, siis keegi seletab sulle ära, väga cool, et ise õpib ka läbi selle. Ja nagu üks asi on see, mis sa nagu kooliloengute jaoks pead õppima, aga ma arvan, et isegi väärtuslikum on see, kui sa näiteks ise teedki oma mingit äri ja siis selles ärivaldkonnas sul on mingid inimesed, kes kas siis teevad sarnast äri või nad lihtsalt, neil on mingi kogemus juba olemas. Töökogemus või midagi kõrvalt, see aitab palju rohkem, et see nagu boostib sind nagu palju kiiremini edasi, et kui sul on see kogemus. Minust läbi teiste inimeste ja läbi teiste kogemuste õppimine on minu jaoks, ma arvan, et kõige väärtuslikum on siiamaani, et see ise õppimine, nagu ma räägin, et sa võingi teha seda hommikust õhtuni põhimõtteliselt, aga ta kuidagi kinnistu niivõrd hästi. Jarko, mis sinu nõuanded oleks? Jarko juba esimeseks jäänud. Ei, ma nõustun Pauliga, et kindlasti see ka aitab, et kui sa midagi õpid ja sa tead juba enne, et sul läheb seda päriselt vaja ja sa hakkad seda ka praktikasse viima. Ehk siis näiteks, ma ei tea, et sa õpid, kuidas teha mingit veebilehte, siis kui sa tead, et sul on päriselt vaja ka veebilehte ja sa hakkad seda varsti tegema,
et see on väga palju aidanud. Ka EBS-ist on olnud hästi palju siukseid koolipäevi, kus me tuleme kohale, siis öeldakse, et ma ei tea, 1,5 tundi on loeng, kuidas midagi teha ja siis me järgmised 1,5 tundi päriselt teeme seda. Et see aitab hästi palju. Et muidu lihtsalt õpid ja lähed koju ja läheb ühest kõrvalt sisse ja teisest välja. Mul on üks küsimus seal, Jarko, et sa oled rääkinud mulle sellest, et te pidite tegema neid nii-öelda mingid, kas need idufirmad või mingi väikeste ettevõtete, mingi äriplaane ja turundusplaane, et ma ei tea, kas sa meie teeme ka. Teete ka. Aga ma just mõtlesingi seda, et kui palju väärtust see tegelikult sulle andis, sest nagu te vist pidite üsna palju neid tegema, aga nagu lihtsalt ongi see küsimus, et kas sa päriselt õppisid seal midagi või sa lihtsalt tegid seda sellepärast, et teile öeldi, et te peate seda tegema? Sa võid ka vastata, kui sul on midagi. Päriselt õppisime. Ei, no ausalt nagu selles mõttes me ei pea midagi tagasi hoidma. Meil oli viimasel aastal oli meil nagu mitu samasugust kursust tegelikult, mis tekitas üks hetk juba ärritust meil, et nagu miks me 3 korda samad asja teeme. Ja oligi see pidite läbi käima. Mõte, et nagu teeme uuesti äriplaani, paneme uuesti ja käime üle ja siis oli küsimus, et nagu miks need ei ole nagu koos, aga ma ütlen nii, iga kord, kui sa kirjutad seda, sa kirjutad uuesti, sul on uued teadmised, eelmised õppejõud läheb paremaks ja paremaks ja paremaks, nagu saad võib-olla rääkida ka teistele, kuidas see siis välja nägi, et nii-öelda, et sa saite kellegi mingi teise ettevõtte äriplaani või te pidite ise nullist hakkama kirjutama? Meil oli iga kord nullist, meil oli nagu erinevad asjad, et vahepeal me pidime tegema MTÜ-d, vahepeal pidime tegema mingit aktsiafirmat või ma ei tea, midagi sellist. Kogu aeg nagu erinev ja nagu õpetajad on ka erineva nagu taustaga ja siis nad vaatavad erinevaid asju, mis minu jaoks oli hästi tähtis see, et me nägime, kuidas erinevad õppejõud hindavad erinevaid asju äriplaanis, et sa arvad, et äriplaan nagu kokku, aga tegelikult sa saad aru, et see inimene hoolib rohkem sellest ja see hoolib rohkem sellest ja siis nagu üks õppejõud ütleb, et siin võiks veel see olla ja see olla, et see jääb sulle meelde, aga minugi poolest võiks olla nagu vähem seda kordamist, et no ma saan aru, et kellelegi aitab see, aga 3 korda läbi teha samat asju on minu jaoks nagu too much. Ja ma arvan, et veel tegelikult hästi tugevalt tappis seda see AI olemasolu, sest ma tean, et pool klassi mul lihtsalt pani mingi ChatGPT-st läbi ja õppejõul otse Humanizerist ja mitte midagi ei saa teada ju. Ja siis oligi see, et see ülesanne nagu, kui sa tahad seda õppida, siis sa teed ise, kui sa ei taha, siis suurem osa teeb seda nagu AI-st, aga siis on see, miks üldse tulid siis EBS ja täpselt on? Nojah, praegu nüüd on see AI teema, et see on täitsa omaette podcasti teema, et kuidas seda AI-d ära kasutada, aga kui me mõtleme korra selle õppimise peale, ma vaatasin ka, et kui nagu uuringuid vaadata, et ikkagi, et kuidas siis paremini õppida, sest et palju õppimist on meil kõigil ees ja uuringud toovad ka välja, et esimesel või tähtsal kohal on see enesekindlus ja edukas õppija usub oma võimetesse, et ma saan selle õpitavaga toime tulla. Teine on selline süsteemsus ja vastutustunne, et ma ikkagi võtan selle vastutuse ise, millest ka sa rääkisid siin, et selle koolis teine on aktiivsus, et ma ise otsin neid kontakte, me rääkisime mentoritest ja eeskujudest, loov hoiak ja vot siin on ma kõigile ütleks, et meil kõigil tekib mingisugune mõnikord selline nagu kanali või selline kastitunne, et mingit asja me teame, nii on, aga tegelikult vaadata nagu teise nurga alt, et tihti selleks on vaja seda meeskonda või kedagi. Ja ka julgus eksida. Et kas on äkki midagi veel, et mis sa tooksid välja, et kui meie tänane podcasti kuulaja mõtleb selle peale, et kuidas olla edukam või efektiivsem õppija, et kas on midagi veel, julgus eksida? Okay. Mul läheks sellega nagu natuke kokku, ongi see, et nagu fail fast, ehk siis seda või kiiremini sa nii-öelda justkui läbi ukud või siis õpid läbi teise vigada, et seda kiiremini sa tegelikult ise arened, et see julgus eksida, ma arvan, on tegelikult nagu väga-väga oluline ja siis ongi fail fast nii-öelda, aga praegu otseselt niimoodi kohe puusalt ei tulegi midagi selline. Need olid 5 kokku, ma saan aru. Jah. Ma ütleks, et jah, see kartusega ongi see asi, et minu meelest paljud arvavad, et edukas õppimine on see, kui sa õpid nagu ainult A-dele, aga minu meelest see on nagu tegelikult veidi loiakast nagu mõtteviis, et peamine on see, et sa saad aru asjast. See hinne on üks asi, et ma tean hästi paljud kardavad nagu läbi kukkuda eksameid ja siis on mingi suur nutmine sealt, et ma kukkusin eksami läbi. Siis mõtlen iga kord, aga päris elus
sa tegelikult ei saa 100% kõike hästi tehtud. See ongi normaalne, see ongi õppefaas, see ongi see, et sa pead natuke rohkem panustama, sa õpid sellest läbikukkumisest palju rohkem lõppkokkuvõttes kui see, kes saab nii-öelda selle mingi E-ga läbi lõpus, et ta tegelikult lõpetabki selle asjaga, ta kunagi ei mõtle edasi, aga kui sul on nagu see teine võimalus õppida, et see on normaalne, et see läbikukkumise teema minu meelest peaks nagu rohkem tooma nagu üles, et paljud arvavad, et kõik käivad ja siis saavad automaatselt häid hindeid ja kõik on nii kerge, no ei ole. Et see on täiesti normaalne, et kui on raske ja tahabki vahepeal nagu nutta võib-olla, mõnedel aitab, ma ei tea, mul ei ole seda, aga jah, et sa ei tohi nagu olla selline, et sa arvad, et kui sa nüüd ükskord ei tule välja, et nüüd paneme nüüd kinni. Minu meelest äris eriti, sa ei saa öelda, et äri läheb sul kogu aeg hästi, no vahepeal on langused, no see on elu osa. Jah, ma ütleks, et hästi õppida, siis sa pead ka ikkagi ise tahtma saada edukaks jällegi see vana hea, et see tahe peab olema ja ka see miks peab olema paigas, et sul on enda see start with why, miks sa õpid, sa pead enda jaoks tegema selgeks, mis see peamine põhjus ikkagi on, sest kui seda põhjust ei ole ja niisama vanemad ütlesid, et mine õpi midagi, siis on võib tulla raskusi kindlasti. Jah. Mind on ka alati aidanud, et kui on mõni selline kihvt ja ambitsioonikas eeskuju, te ei pea tingimata isegi olema nagu reaalne inimene, keda tunned kuskil, kes mille mingis valdkonnas tegutseb, et ma järgin ka mitmeid inimesi ja et see annab alati sellist head tunnet ja võimalust jälgida inspiratsiooni, et minule jaoks on alati oluline ka see inspiratsiooni teema. Meie Satelliidi podcasti aeg on kiiresti läinud ja nüüd ma tahaksin teie käest küsida 3 küsimust, mida ma alati küsin igas podcastis ja esimene oleks neist see, et igalt osalejat täna sinu raamatu soovitus, mida soovitaksid kuulajale lugeda, mis äkki toetaks õppimist ja arengut. Maria? Võib-olla ei ole nagu populaarne, sest ta ei ole majandusraamat. Ka ei peagi. Idioot, Dostojevski Idioot, see on geniaalne klassikaline raamat. Kui sa sellest teosest aru saad, siis minu meelest sa saad suuremast osast asjadest juba aru, sa tead, kes see idioot on ja kuidas mitte olla see idioot. Aga kahjuks pean ütlema, hästi paljud ei saa sellest teosest aru ja loe seda nii kaua, kuni sa aru saad, äkki siis saad ka vastuse, miks mõned inimesed sind ära kasutavad. No nii, aitäh, huvitav valik. Jarko, sinu raamatu soovitas? Jah, keeruline valik, aga ma ütleks, et see on ingliskeelne pealkiri The Almanac of Naval Ravikant, Guide to Wealth and Happiness, ehk siis juhised, kuidas saada jõukaks ja õnnelikuks, sest see on ju see, mida me kõik tahame, olla samal, keegi taha olla jõukas ja õnnetu ja keegi taha ka olla õnnelik ja mitte jõukas, nii et või mõlemat, mitte. Päris kurb. Mitte jõukas. Ja, mitte õnnelik ja mitte jõukas oleks veel selline. et jah, lugege seda raamatut ja siis saate. Siis juhtub. Hakkavad asjad juhtuma. Iseenesest hõbekandikal tulevad asjad kohe. Minu poolt Psychology of Achievements, Brian Tracy, olen kuulanud seda audiobooki vähemalt 7 korda. Ma arvan, et sealt mul esimest korda tuli siuke tõeline psühholoogiline nagu muutus minu ajus, et enne seda ma arvasingi, et kõik see kool ja kõik see haridussüsteem on kõik nii-öelda katki ja see on lihtsalt mõeldud selle jaoks, et me läheks tehastesse tööle, ise mõtlema ei hakkaks. No see oli siuke mindset, mis mul oli, nagu ma olen aus. Ja Brian Tracy, The Psychology of Achievements aitas nagu mõista läbi päriselu näidete, kuidas mingid asjad siin nagu maailmas töötavad ja mis asju sa peaksid iseendaga tegelema, see raamat ongi suuresti nagu enesearengust ja kuidas sa ise peaksid nii-öelda arenema enne, kui sa üldse tahad nii-öelda maailma hakata muutma, et nagu see Jordan Petersoni kuulus nii-öelda väljend on see, et tee enne oma voodi korda, kui sa hakkad üldse kellegile midagi ütlema, et paranda oma äri või mida iganes, eks ole. Et see on minu jaoks olnud väga nii-öelda elumuutev raamat selles mõttes. Ma soovitan seda kuulata inimestel või vähemalt lugeda. Ma ise kuulasin seda. Aitäh, 3 soovitust on meil olemas. Teine küsimus meil podcastis on selline, et mida sa soovitaksid oma 25-aastasele minale, kuid meil on täna siin stuudios väga noored inimesed.
ja seda küsimust ei tahaks nii küsida, see pole see mõte. Nii et tänu sellele pean ma võtma siit kohe 10 aastat alla. Ja kui sa mõtled nüüd selle peale, et see on mõni noor sõber, kes on täna 15-aastane ja rohkem on ees, teil on ka kõik ees, aga rohkem on ees, tõesti väga praktiline nõuanne. Millele keskenduda, mis teha? Maria, kui sa oleksid 15? Mina olin väga nagu närvis sellega, et ma ei saa kuhugi sisse, et mulle ei sobi, et ma ei saa sinna ja ma jään täiesti elus maha ja nagu rong läheb ära ja ma ei tea, ma olen nii vana juba. Ma ütleks lihtsalt, et nagu chill out, rahu, nagu sa ei pea ennast nagu tapma nende mõtetega lihtsalt. Et naudi nagu veidi lapsepõlve või ole natuke kergem iseendaga, et ma olin nagu hästi kuri enda vastu. Et praegult võib-olla ongi see, et ma oleks öelnud, et ei olnud nagu nii tähtis seda teha, said ikka edasi, et nagu naudi natukene hetkega. Mu enda poolt vaadates tagasi, Smart 1 asi on kindlasti olla julge, olla enesekindel ja ka nii-öelda sihikindel selles osas, mida sa tahad teha. Et kui ma pärast gümnaasiumi, see oli umbes gümnaasiumaeg siis juba, et siis ma olingi täiesti kindel, ma ei tahagi minna õppima ja siis ma õppisin läbi selle, et ma ei läinud õppima, et ma peaks minema õppima. Et selles mõttes ma arvan, et olla nagu sihikindel, et kui sa arvadki, et mingi asi praegu ei ole sinu jaoks õige, siis katseta midagi muud, tee midagi muud, käi pillistamas, mine pilatesesse, ma ei tea, mine postitantsu, lihtsalt proovi nii palju erinevaid asju, nagu lihtsalt käi ja uuri seda maailma, käi kindlasti Eestist väljas, sest Eestis ma arvan, et kui sa ainult siin oled, see on esiteks konnatiik siin, sa oled nii paljude asjadega ära harjunud, see on hea nagu ühiskonna nii-öelda riik, mis on isest hea, aga ma arvan, kui sa lähed nii-öelda eriti veel Euroopast välja, sest Euroopa on mingil määral sarnane, siis sa tegelikult näed, milline see maailm on ja kus maailmas me tegelikult elame ja siis su maailmapilt avaneb lihtsalt nagu nii palju rohkem ja kui on võimalusi muidugi ja ka kindlasti võimalusi minna elama, et ma läksin ka pärast gümnaasiumi, küll Soome ei ole väga kaugel, eks ole, aga see andis juba selle suure kogemuse, et sa peadki, ma hüppasin külmees pea eest täiesti külma vette, et ma arvan, et see, et nagu ole julge, katseta neid asju ja ole ka sihikindel nendes asjades, mida sa tahad teha ja siis kindlasti õpi nendest võimalikult kiiresti. Ja aitäh. Jarko, mida sina soovitaks üle 15-aastasele noore inimesele? Ma soovitaks seda, et tuleb välja mõelda ikkagi, mis on su unistused ja milleks või kelleks sa tahad saada, et kui sa ise ei pane endale unistusi, siis politsei. siis keegi teine paneb need sinu eest ja palkab su tööle, nii et panna unistused paika ja teine asi on see, et alati vaadata jällegi, kellelt sa nõu võtad ja kas sellel inimesel on, kas ta on sinu vastu, kas need huvid on nii-öelda siis, või see tahe on seal positiivne või negatiivne, et kas see inimene päriselt tahab sulle head, kes annab sulle nõu ja mõelda ka hästi palju oma peaga ja mõelda kriitiliselt, et mitte lasta mõjutada nii palju erinevate inimeste nii-öelda valeinfost nii-öelda. Aitäh ja võib-olla keeruline asi, mida 15-aastasena mõelda. Ja, aga meie saame siin nõu anda ja ise mõelda tagasi, et alati on, minu arust on oluline mõelda ettepoole, aga mõnikord ka natuke peegeldada ja mõelda, et mis ma olen teinud. Kuigi ma arvan, peaks ikka näoga vaatama alati tulevikku, aga mõnikord selline vaade, et mis on olnud, kuidas on läinud, et see ei tee tingimata paha. Ja siis, kui sa saaksid valida ühe supervõime, mida sul täna ei ole, saad ise unistada, mis aitaks sulle, ma ei tea, kas õppida või olla edukam, et Paul, mis sa ütleks? Ma tahaks niimoodi süükest supervõimet, et kui mul on raamat või mingisugune nii-öelda toode, ütleme raamat, see on kõige lihtsamini mõistetav, raamat on ees ja ma puudutan peaga vastu raamatut, siis mul kogu see info jääb pähe kinni ja ma saan seda põhimõtteliselt iga hetk võtta. Et ma arvan, et meil on nii palju informatsiooni tänapäeval ja eriti, et sa saad taskus kõik info kätte, aga jällegi, kas läbirääkimistes või äris on see väga oluline, et sa tead võimalik palju asju ja sa tead mingist teemast, sa oskad kaasa rääkida. Et ma arvan, et siuke supervõime oleks nagu päris lahe. Ma arvan, et AI lahendab selle varsti ära ja sul on see varsti neurolink on varsti peal. Jah, varsti see link on sul peas. Jarko, kuidas sinuga? Ei saa välistada. Nii, supervõime. Ma ütleks, et ajas reisimine kindlasti.
et kui sa tead, mis tulevik toob, siis on palju lihtsam mingeid investeerimisotsuseid teha. ja õppimise poole pealt ma ütleks, et jah, see info omandamine hästi kiiresti, nagu Paul ütles, on oluline. Kui me suudaks endale panna selle kiibi pähe ja kõik info koheselt talletada, siis see kindlasti teeks meid targemaks. Seal on ka kindlasti see risk, et kes seda kiipi kontrollib. Elon Musk. Täpselt. Maria, mõni supervõime, millest sina unistad? Samas siis, kui kõigil see on, siis see ei ole supervõime. Ma ei tea, kas see on nagu supervõime, aga mida tahaks, ma tahaks, et päevas oleks rohkem tunde. Vahepeal mul tundub, et mul on nii palju teha. Ja ma nagu ei taha lõpetada täna, et ma tahaks veel, et vahepeal on probleem sellega, et ma ei jää magama, sest mul nagu on veel teha ja siis ma mõtlen, et ta nüüd täiega kerib, et teeme veel edasi. Vahepeal mõtlen, miks on 24 tundi, nagu ma raiskan nii suure osa ajast nagu mingi mõttetu asja peale. Palun teeme mingi 72 päeva on nagu tavaline nagu päev ja siis nagu paneme hullu lihtsalt, et mulle nagu täiega tahaks pikemalt aega. Et tundi tahaks rohkem, et minu jaoks tundide asja, ma saaks kõik ise õpitud, mul ei ole vaja neid neurolinke, ma ei taha, et mingid vanastused ära kustuvad, aga lihtsalt ma tahaks rohkem aega, et kui mul oleks võimalus seda päeva nagu pikendada, ma teeks seda. Jah, nii on, et peame ikka unistama ja supervõimetest ja ise arendama, et võib-olla kommentaariks selle aja teema ja aja juhtimise juurde, et tõesti tahaks nagu rohkem teha. Et täna räägitaksegi rohkem mitte sellest nagu aja juhtimisest, vaid eelkõige energia juhtimisest, et mõelda selle peale, et kus saada rohkem energiat ja mis on need asjad, kuhu seda nagu siis paigutada. Aga selline oli täna meie podcast, EBS-i podcast Satelliit ja mul olid siin stuudios kohe, kes saavad lõpudiplomint EBS-ist, suur aitäh osalemast ja palju õnne ja tuult tiibades Paul Theodor Oja, Maria Pagas ja Jarko Pukki. Edu teile! Tänud! Aitäh sulle, Ester!